Sit ready. Attention. Võistlus tules Sisekaitseakadeemia ja Arigato spordiklubi ja nagu praegu näete, siis esimestel meetritel on Sisekaitseakadeemia haaranud siin juba liidriohjad ja vast 1,5 paadi pikkusega on Arigato naiskonnast ennast ette rebinud. Ja kui nii peaks sõit edasi minema, siis see aeg tuleb sinna 1.46, 47 peale ja vahe Arigato võistkonnaga suureneb ja Sisekaitseakadeemia on siis seda sõitu võimsalt juhtimas, kui 250 meetrit ja natukene rohkem on lõpuni veel jäänud. Järgmine finaal toimub ühe kõrgkooli ja Kaitseväe õppeasutuste meeskondade vahel ja me näeme starti tulemas Sisekaitseakadeemiat, Eesti Maaülikooli ja sidepataljoni. Ja peale seda viimane meeskonnaala, ehk siis meeskonnad, spordiklubi Areena, Raudteekourad, Politsei- ja Piirivalveamet ning Arigato. Aga näete, Sisekaitseakadeemia võtmas siit oma ja kui nüüd 100 meetrit on jäänud sõita, siis ei ole kahtlustki, et nemad selle sõidu võidavad. Tulemus tõotab tulla 1.46, 1.47 vahele. Samas kui Arigato pingutab 1.54-55 peale, jäänud alla 50 meetri liidril tulla ja kohe tuleb ka lõpujoon ja me näeme, et ajaks fikseeritakse 1.48 täpselt. Arigato jõuab nüüd üle finišijoone ja resultaadiga 1.55,9. Sisekaitseakadeemia on jõudmas teie ette oma naiskonnaga ja viib ära alfavõistluse kõrgema autasu. Teeme ühe suure aplausi veel kord Sisekaitseakadeemia nelikule. Kutsume teid tagasi taas järgmisel aastal, mille alfavõistlus peab oma 20. juubelit. Me jätkame autasustamistega ja nüüd mitte kõrgkoolide naiskonnad ehk lihtsalt naiskonnad. Arigato spordiklubi on võtnud võidu siin tulemusega 1.55,9. Olge head, Arigato spordiklubi naiskond. Tütarlapsed, olge head, võtke julgelt positsioon sisse kõige kõrgemal platvormil. Ärge olge nii tagasihoidlikud, te olete ju alfa võitnud tulemusega 1.55,9. Palun teeme taas suure aplausi Arigato spordiklubi naiskonnale ja jätkame juba järgmise kategooriaga